kui sa teaksid, et sul ei ole vaja midagi karta. Midagi ega kedagi karta. Mida sa teeksid? Mida sa teeksid? Mis valikuid sa teeksid? Kuhu sa läheksid? Mida üles ehitaksid? Kellega suhtleksid? Või suhtesse astuksid? Või suhtest lahku läheksid? Mis valikuid sa päriselt teeks, kui hirmu ei oleks? Kui sul ei oleks kahe karta, mis valikuid sa teeks? Mis siis, kui ma ütlen sulle, et karta tegelikult ei olegi vaja mitte midagi? Sul ei ole vaja karta mitte midagi. Kui sa kardad, mis väärtust see loob, seesama hirm sulle ja teistele? Sa jätad tegemata seda, mida soovid, ja läbi selle sa ei loo, mida sa muidu oleksid loonud. Ja kuna sa ei loonud seda, mida sa oleksid loonud, ei saa teised, kes võib-olla just vajavadki seda loomingut, sellest osa saada. Ja võib-olla nad vajavad tõesti karjuva vajadusega seda, sest sinus ei sünni niisama see impulss, see soov tegutseda nii või luua just seda, mis sündis ideena sinu peas. See ei sünni niisama meie sisse. Ja seepärast sinu mitte loomine või mitte selle üles ehitamine, see ei anna mitte midagi head mitte kellegile ja kaotavad kõik nii sina kui teised. Me kaotame alati aina rohkem, mida rohkem me hirmu taha seisma jääme. Aga miks sa seisad? Tule läbi. Tule läbi. Ära karda. Mis sul karta on? Päriselt, mis sul karta on? Karta ei ole mitte midagi. Teiste arvamus. Teiste arvamus ja... Kas teiste arvamus teeb sind õnnelikuks või? Teeb või? Teiste arvamus teeb sind õnnelikuks või? Ei. Täna öeldakse sulle, et sind armastatakse, et kõik on tore ja siis homme öeldakse, et sind vihatakse, siis on paha. Ehk siis teiste arvamus kontrollib sind ja see ei tee sind õnnelikuks. Kontrolli iseenda tundeid ja suuna neid ise. Mitte anna see kontroll teiste kätte ja siis nad mängivad sinuga nagu nööridega, oleva nukuga. Nii et kui sul on hirm teiste arvamuse eest, siis selle võid kõrvale lükata. See on tühja kaaluga olev faktor tegelikult. Ja päeva lõpuks on neil kõigil suhteliselt ükskõik. Nad lihtsalt kreiskavad oma arvamusi välja ja järgmisel päeval juba unustavad. Võib-olla mõned püsifännid tekivad ka, aga
neile tuleb lihtsalt kaasa tunda. Jah, just nimelt kaasa tunda, sest mõtle korraks, kui valus on või kui valus peab olema inimesel, kes ei tee muud, kui ainult tahab mürki pritsida välja. Kes ei taha imetleda, vaid ikkagi vigu näha ja kritiseerida ja mitte toetada, vaid ikka maha teha, alla suruda. See kõik räägib ju temast endast, tema maailmast. Loomulikult neile tuleb kaasa tunda, sest nad on eksinud ja ilmselt väga pikalt juba. Mis veel need hirmud on? Läbikukkumine. Läbikukkumist ei ole olemas, on vaid õppimine. Samasugune õppimine nagu kõndimine. Jalgrattaga sõitmine. Keeleoskuse omandamine, ükskõik millise uue oskuse omandamine võtab aega. Ja sul ei tule kohe välja nagu mida? Mida? Nii et läbikukkumine pole teema, teiste arvamus pole teema. Mis veel? Mis veel need hirmud on? Pole piisavalt teadmisi. Oled sa kindel? Kui sa enda sees piisavalt kaevad, siis vähemalt 1 või 2 kirge sa leiad üles. Ja kui näiteks mitte, võtta mõni 1 või 2 või 3 raamatut ette, mis sind kõnetavad ennast kõige rohkem. Õnneks neid on väga palju ja need võiks olla just sellised enesearengu raamatud, sest neid on õnneks palju ja päris paljud vihjavad ja toovad erinevaid viise, kuidas saada kontakte enda tõega ja läbi mille looma hakata, sest et sa oled kontaktis endaga taas ja tunned ära enda kirgi. Tunned ära, mis sulle meeldib lõppkokkuvõttes, mis sulle ei meeldi. Milles sa oled hea, milles ei ole. Sest vahest me võtame neid asju nii loomulikult, milles me head oleme, et me ei pruugigi nendes nagu väärtust näha. Aga nad on väga väärtuslikud. Nii et ära karda. Kui sul on mõte, kui sul on eesmärk, kui sul on idee ja sa tunned, et see loob väärtust, sa tunned, kui hea see oleks. Tee ära. Tee ära. Nagu tee ära lihtsalt, vaata, mis siis toimuma hakkab. Hästi mänguliselt, põnevusega ja siis vaata. Saad alati parandada, muuta. Tee, sest läbi tegemise me kasvame, läbi tegemise me muutume paremaks, läbi tegemise me saame teha juurde ja avastada lõpuks, milleks me võimelised oleme tegelikult. Ja nii ongi. Tee ära. Kõik läheb hästi. Selline inspireeriv podcast oli täna. Sa tulid siia looma, mitte lihtsalt jälgima. Ära ole jälgija, lihtsalt jälgija, scrollija. Ole looja. Ole looja, kaaslooja, sest sa oled seda. Tule looma, tule ennast avastama. Tule panust andma, oma ägedat panust andma. Usu mind. Sind tuntakse ära, kui sa teed seda südamest ja sa teed kindlasti väga ägedaid asju.
Saadan sulle hästi palju armastust, soojust, hellust. Sedasama. Osake imest, et sa ärkaks, et sa tuleks ellu ja sa looksid. Aitäh sulle, et sa kuulasid mu lõpuni ära. Ma südamest tõesti soovin sulle hirmu ületamist, enda avastamist läbi loomise ja sellest tegutsemise. Ja aina uut uste, võimaluste avamist, avastamist, mida kõike. Sellega seoses kindlasti oled oodatud 11. novembril Telegrami konverentsile Tulevikufoorum, kui see info just juhuslikult pole sinuni veel jõudnud. Minagi olen seal, nii et saame koos veeta ühe ägeda, huvitava ja ma usun, et olulist väärtust loova päeva. Kui tekitas huvi, siis kindlasti vaata täpsemat infot meie kodulehel ja seal sa leiad kõike vajalikku. Mina tänan sind veel kord, et veetsid aja minuga ja me kohtume juba varsti ja kuuleme juba ka varsti õige pea. Imelist päeva jätku sulle. Tšau.